sinu pulmapäev algab koos meiega just. See on Südamemaja Pulma podcast. Tere armas Südamemaja podcasti kuulaja ja vaataja. Meil on täna sulle 2 väga toredat teemat. Need on sulle ka kindlasti väga vajalikud teemad, sest me tahame täna rääkida Eesti pulmamessist, mis meil toimub 21. märts T1 keskuses. Ja me tahame pöörduda sinu poole, kui sa oled noorpaar, miks sa peaksid pulmamessile tulema, aga ka sulle armas firma, kes sa tegelikult tegutsed pulmamaastikul. See on üks teema. Ja teine teema on see, et meil on ka täna stuudios päris mitmeid külalisi ja hakkame kohe otsast pihta. Mul on tohutult hea meel oma kolleegi siin tervitada, Marten Rohelpuud. Tere, Tiia. Tervist. Ja Marteniga me teeme koos Eesti pulmamessi. Ta on ka üks korraldajatest, aga pärast räägime kindlasti Marteniga seda ka, kuidas pulmades siis videod ja fotod ja droonid peaksid jäädvustama seda imelist päeva ja mis on sellel päeval siis väga olulised detailid, mida sa peaksid tegelikult teadma. Ja kuna nüüd ju aasta alguses ongi ju tegelikult pulmade korralduse stardiaeg, siis ma usun, et me oleme sulle tegelikult täna väga vajalikud selles osas. Martiniga siis juba tervitasime, aga mis meil täna väga erandlik on see, et mul on ka täna töövarjud ja nemad on tulnud Tallinnasse Rakverest. Nad istuvad siin nagu sahvriired ja Rakvere riigigümnaasiumist G2-st on tulnud siis täna mul väike spikker kaasas. Me oleme täna küll juba terve päeva koos olnud ja tean, et on Kristelle ja Brita, aga siis juba tere tulemast Kristelle Reentalu ja Brita Preismann. Ja neil ongi siis täna selline väga huvitav töövarjupäev, sest et me saime ka T1 keskuses kokku ja korraldasime siis messi poolt, kuidas see lava kõik tuleb, mismoodi meil on firmadega see kõik üles ehitatud. Nii et tüdrukutel on täna väga põnev. Miks siis täna töövarjud on? Sellepärast, et tüdrukuid huvitas väga pulmakorraldaja elukutse, aga nagu näete, pulmakorraldaja võib ka pulmamessi teha ja seetõttu on siis täna olnud neil nagu väga vahva päev. Nii et kui te kuulete nüüd siin mingid särtsakad kommentaarisid kõrvalt tulemas, siis teate, et tüdrukud kommenteerivad seda. Nii, aga Marten, lähme siis sinuga ilusisti selle podcastiga edasi, et sinuga me oleme nüüd tegelikult koostööd teinud päris mitu aastat ja me oleme teinud päris mitmeid pulmi, mis on läinud väga toredasti ja seetõttu ma olen seda koostööd sinuga väga nautinud, aga tegelikult tegime siis ka eelmisel kevadel T1 tegime siis Eesti pulmamessi koos, kus siis sina tegelikult jäädvustasid seda pulmamessi, kõiki neid firmasid, tegid ka pulmamessi lehele selle video kokkuvõtte, mis firmades, mis meil selle üldse nagu toimus. Nii et see tänane jutuajamine ongi nüüd nagu sellel põhineb, et sina tuled siis ja tood ka välja neid mõtteid, mis tegelikult sul tekkisid eelmise pulmamessiga seonduvalt ja miks me täna neid firmasid kutsume, mis nende firmade mõte üldse osaleda on, sellepärast, et väga paljud saavad sellest natuke teistmoodi aru. Ja meie tänane mõte on seda niimoodi pehmes vormis, aga siiski küllaldki kindla meelega rääkida, mis on ikkagi tegelikult selle, ütleme, firmadel pulmamessile tuleku aluseks või et miks nad üldse peaksid siis tulema, eks ju? Jaa, absoluutselt. Et nagu sa juba mainisid, oleme siin koostööd teinud erinevates versioonides, nii pulmades kui korralduse poole pealt, kui ka siin enda nii-öelda nähtavuse tõstmiseks mõlemad pidi. Et väga tore on täna siin olla, kogu selle telgi taguse eest seda kardinat võib-olla natuke ära tõsta ja natuke rääkida siis korraldusliku poole pealt ka sellest, mis näiteks mulle ettevõtjana seostub siis sellega, miks just osaleda pulmamessil või miks mina näiteks üldse seda korraldan. Aga näiteks löömegi selle teema niimoodi lahti, et ütleme, kui nüüd noorpaar tuleb pulmamessile, siis noorpaari ootused on kõik teada, eks. Sellepärast, et firmad on tulnud, pannud oma väljapanekud välja oma paremas teadmises ja vormis ja püüavad siis kõike seda teha sellepärast, et olla siis silmapaistvad, et kui noorpaar nüüd tuleb, siis saab
anda endast nagu parima ja noorpaar tegelikult näeb neid valikuid, mis siis nagu seal messil on. Miks mulle nagu meeldib, kui noorpaar tuleb messile, on just see, et sa näed ära teenuse tegija silmast silma ja sa tegelikult kõik inimesed omavahel ei saa ju ütleme suhestuda või sa tunned, et võib-olla see ei ole päris sinu inimene, et selles mõttes see ei ole midagi halba, aga lihtsalt kõik inimesed ei sobi omavahel kokku ja siis, kui sa inimesega vestled, kui teenuse tegijaga, siis sa näed selle kohe ära tegelikult, et kas see on sinu inimene, kas teil mõtted klapivad ja seetõttu noorpaaride osas on nagu see selge, sest meie sinuga, kes me korraldame, püüame seda nüüd tõesti sulle, armas vaataja ja kuulaja, teha seda ikkagi selliseks, et sa saaksid võimalikult palju infot. Aga nüüd just, et mis selle firmade poole pealt nagu puutub, eks ole, et näiteks kui sina ka eelmine aasta tulid ja seda selles osas nagu kaasa lõid, siis tegelikult mis olid need põhilised toetuspunktid? Mis olid sinu jaoks olulised, et miks sa lööd üldse messil kaasa? Ma arvan, et see peamine asi, mis selle juures ongi nagu see minu fookus on see, et nagu sa ütlesid, et seal on võimalik saada just see otsekontakt ja just see silmast silma vestlus sageli annab palju rohkem kui Facebooki grupis kommenteerida ja igaüks paneb sinna enda reklaami või keegi soovitab kedagi ja nii edasi. Aga et leida üles see, kuidas ma ütlen, maasikas kõikide nende teiste marjade seest, siis on just vaja sellist vahetut suhtlemist ja näha ka võib-olla seda, et kuidas inimene oma töökeskkonnas välja näeb. Kuidas ta lahendab erinevaid asju, mis seal võivad esile kerkida ja nii edasi. Ja kas ta oskab su küsimustele vastata, eks ole, sest tihtipeale noorpaaridel on ju see teema, et täna on see infoühiskond meil ju nii avatud, eks ole, sa saad igalt poolt infot, aga tegelikult on nii, et sa seda infot kõike tegelikult tõesena võtta ei saa ja tegelikult ei tohigi. Et siis selle poole pealt on kõige parem just see, kui sa näed otse inimest ja sa küsid otse, et kas need asjad, kas ma niimoodi saan teha, kas see on õige või kuidas sinu nägemus on, ütleme, kui sina praegu pulmades siis haldad drooni ja fotot ja siis teed ka need videosid, siis tegelikult seal on ka omad põhimõtted, millest me siis saate teisel poole nagu rohkem keskendume, aga et on ikkagi see silmside selle teenuse tegijaga. Ja tegelikult ma alati ütlen ka noorpaaridele, et kui nad hakkavad ka ise valima endale teenuse tegijaid, et tegelikult oleks tore, kui nende võtmeisikutega ka noorpaar kokku saab. Sest et tegelikult jah, see noorpaar võib ju olla noor ja võib-olla tal ei ole seda elukogemust nii palju ja võib-olla ta siis ei oska neid inimesi läbi näha, aga sa ikkagi mingisuguse kõhutundega tunned ikkagi tegelikult ära, et see ongi minu inimene, eks. Et ma tahangi teda oma pulma ja ma tahangi seda kõike niimoodi, eks ole, teha. Et kui ma näiteks ka pulma teenuse tegijaid valin, siis nii nagu me siin ka tegime ükskord sinuga ju koos Tulivees, eks ole, ühte nii toredat pulma, kus me kõik tunnetasime, et see meeskond, mis oli kokku pandud, see töötas niivõrd ideaalselt. Sulandus nagu kõik ühte sinna kokku selliselt. Ja kõik olid kuidagi sellised, et tegid nagu rohkem, kui sa ootasid, eks ole, ja tegelikult ka noorpaar sai sellest koheselt samal päeval aru. Et aga vot see ongi see, et miks peaks siis noorpaar messile tulema, miks ta peaks nende firmadega kohtuma, aga nüüd on jälle see, et miks ma seda podcasti ka sinuga siin täna teeme, on just see, et kuidas see firma peaks siis üldse tegelikult välja tulema, et me nagu eelmisel messil nägime ja oleme seda näinud ka teistel messidel, et niisama laua ja 2 tooliga väljatulek, esiteks sa ei eristu, teiseks sa ei kõneta. Et kui sa nüüd tugined nagu selle eelmisele messile ka, siis mis sa nagu arvad, kuidas see firma peaks nagu üldse algselt nagu välja tulema, mis see mõte peaks olema? Ma arvan, et ettevõtjana esiteks tuleks siis nagu võib-olla aru saada sellest, et mis selle nagu messi eesmärk sinu jaoks on. Et messi puhul ei saa võtta seda sellisena, et ma õhtul loen kassa kokku ja vaatan, palju ma siis teenisin. See on väga selline suhtluse arendamise koht ja kindlasti selline koht, kuhu nagu panustada
mingite mõtetega või asjadega, mida sa saad reaalselt näidata killukestena messil, aga samas siis täies mahus korraldada nii-öelda enda see teenus siis sinna pulma. Et ettevõtte poole pealt ma arvan, et praegu jääb sageli nagu arusaamatuks see, mida see mess nagu siis sulle kui ettevõtjale või andma peaks. See ei ole see koht, kus ma saan nüüd, näed, ma sõlmisin lepingu, vaid see on see koht, kus ma saan need kontaktid. Ja kuidas ma need kontaktid kätte saan, on kindlasti üks punkt, millele tuleb mõelda. Ja kui see on tehtud ja need kontaktid on kätte saadud, siis on kindlasti vaja nende kontaktidega edasi tegeleda, ehk siis mis saab edasi. Messi uksed pannakse kinni, kõik lähevad oma kabinettidesse ära või koju või sõidavad Tallinnast Tartusse oma laopinnale, et mida ma selle kontaktiga nüüd teen, kas ma jään ootama seda, et see klient minu visiitkaardi peale hakkab mulle helistama või ma suutsin enda boksi või väljapaneku teha selliselt, et see on natuke interaktiivne, kus ma saan nagu päriselt nagu kontaktid, kuhu ma saan ka ise hakata oma reklaami siis võib-olla täpsemalt juba suunama. Et palju asju tuleb enne messi ära otsustada ja siis saab vaadata, kui väga hästi need kas siis töötasid või sa panid puusse. Et on ka kindlasti see variant. Jah, et võt see ongi, seda sa ütled õieti, et siin nagu mõned firmad panevad selle kuidagi selle raskuskestme või selle fookuse panevad nagu valesti. Et tõepoolest see ei ole laat. Ja laadal on see, et sul on nagu tehing, eks ole, et sul on kaup kauba vastu ja sul on pärast õhtul väga hea nagu ära mõõta seda, eks ole, et kui palju ma mida olen maha müünud. Aga nüüd ütleme selline mess kui selline, seal ka võib müüa. Meil ei ole see keelatud. Kui ma hakkasin siin algusaastatel messe tegema, siis tegelikult messidel oli keelatud müüa. Aga praegu see on täiesti lubatud, sa võid seda kõike teha, oma toodangut, teenuseid, lepinguid sõlmida, see pole üldse küsimus. Aga võt küsimus on nagu tegelikult selles, et sa pead selle fookuse nagu õigesti panema. Et mess on suhtlemise koht. Nüüd on niimoodi, et messi korraldajatena me tegelikult teeme päris palju tööd selleks, et seda messi reklaamida. No sina meil oled väga suurte reklaamide autor, mis nüüd lähevad tegelikult nii bussijaama, lennujaama, sadamasse, Tartu maanteele veel suurtele ekraanidele, eks ole, T1 on kõik need reklaamid olemas. Et sina oled need suured reklaamid nagu meisterdanud, see on nüüd kõik enne messi tööd, see on meie suur töö. Nüüd on messipäev ja messipäev on nüüd ikkagi firmadele suunatud, et firma tuleb, annab ennast parima, paneb kõik oma väljapaneku, eks ole. Me oleme teinud nüüd ka veel sinuga sedapidi, et sul on seal ka messil saad sa tegelikult ju veel pakkuda, et ka jäädvustamist. Et alati ma olen seda öelnud firmadele ka, et te tulete üks kord selle aasta jooksul välja, üks päev, te panete oma parimad palad selga, te panete oma parima väljapaneku, te olete selle ühel päeval kindlas fookuses ja nüüd on nii, et siis tuleb sulle profifotograaf ja teeb tegelikult need korralikud pildid, võib-olla mingi videolõigu, neid saab kõik pulmamess.ee lehelt vaatad. Ma nüüd vaatangi kaamerasse, ütlen, et pulmamess.ee lehel on kõik need seisukohad kõik ära toodud, kõik see hinnakiri ka, et mida sa saad siis, kui sa messile välja tuled firmana, et mida sa saad siis ära kasutada. Kui sa juba oled ennast üles ehitanud ja välja tulnud ja oled juba selle fookuse nagu võtnud. Ja neid materjale saad ju kasutada ideaalselt ju järelturunduseks, eks ole, et võt see ongi see, et on kas messi eelkorraldus, messipäev ja siis on see, mis peale messi hakkab toimuma, on tegelikult järelturundus. Aga järelturunduse materjali me väga palju anname ka ju ilma rahata. Need nüüd teenused, mis iga firma saab endale tellida, nendest sa saad kohe rääkida ka täpsemalt, aga me anname ka näiteks eelmisel messil ka, pulmamessi lehel on eelmise messi kõik videod ja fotod kõik olemas ja sa saad ka kõike neid ju siis ju kasutada järelturundusena, aga mida ma olen märganud, et jah, messi korraldajana mina olen neid väga palju kasutanud, aga need, kes messil on, ei kasuta neid, et need on väga ilusad pildid, väga hästi tehtud, meil on seal tegelikult tippfotograafid, kes tegelikult seda messi jäädvustavad. Sina oled teinud imelise videod ja videolõigud, eks ju,
et järelturundus on ka tegelikult suur asi, mida sa saad terve aasta kasutada kuni järgmise messini. Küll on veel messikorraldajal selline suur teema, et ta peab garanteerima messile ka meedia. Ja vot meedia on meil alati käinud, et eelmisel aastal meil oli mess 2 päeva, Kanal 2 oli seal lausa endale pesa teinud, eks ju, ja oli seal, tegi hästi toredaid klippe ja kes tahtis, sai siis ennast ka väljendada läbi meediakanali, oli TV3, eks ole, käis seal, Õhtuleht käis ka mitu päeva, eks ole, tegi igast toredat artikleid. Need on väga tähtsad asjad tegelikult, et need peavad messil olema ja need me oleme ka tegelikult garanteerinud neid sinna. Aga nüüd räägi mulle palun sellest, ma räägin veel ühe asja ära, et me tegelikult ehitame üles messi alale ka veel TV-stuudio. See ongi messi stuudio, mis läheb Südamemaja podcasti kanalile ja siis mess kantakse üle tegelikult ükskõik kus maailma nurgas sa siis oled, kui sa isegi võib-olla messile tulla ei saa, sa näed ära, mis messil toimub ja firmad saavad seal ka siis võimaluse tegelikult seal ka eraldi stuudios siis esineda, oma siis intervjuud anda, nii et sa nagu kahe kaameraga sa võetakse üles, üks kaamera liigub messil ringi, mis teeb selle otse ülekande ja teine on siis messi stuudios. Aga nüüd just, et mida sina saad nagu firmadele nagu teha, et äkki sa saad neid nagu rohkem ka tutvustada, sellepärast, et okei, et võib-olla kui sa täna ei saa firmana messile tulla, tuled järgmine aasta, siis need seisukohad jäävad ikkagi päris mitmeteks aastateks tegelikult kehtima. Et tutvusta neid veel palun lähemalt. Jah, ma võib-olla natuke hüppaks sammu tagasi veel enne seda, et kuidas see nagu ökosüsteem üldiselt peaks nagu ettevõtte jaoks välja nägema, et see ei ole lihtsalt see, et ma tulen nüüd 21. märtsil, ma panen oma laua ülesse ja kõike seda, vaid see peab moodustama lõpuks ühe sellise terviku, ehk siis sellise turundusprojekti. Ehk siis ma mõtlen alguses, mida ma sinna, kas ma tahan osaleda, mida ma tahan seal teha ja nii edasi, ma mõtlen välja selle nii-öelda oma messipäeva kava, mis mul seal boksis on, võib-olla ma tahan ka lavale minna oma mingite asjadega. Et me ei saa võtta seda lihtsalt sellena, et see on nüüd messipäev. See kõik peab toimima ühtse tervikuna ja ma usun, et me olemegi nagu üritanud luua võimalikult palju neid väikeseid lahendusi, mida siis ettevõtted, kes osaleda soovivad, saavad kasutada. Alustades siis sellest, et meil on eelnevalt reklaamid väljas, kenad plakatid, asjad, võta ühendust, saadame sulle failid, saad need panna oma Facebookis ka üles, jagada neid, panna päisepildiks, mis iganes, et ettevõtte huvi võiks olla ka see, et võimalikult palju nagu rahvast sinna tuleks neid vaatama. Et sellist turundust endale teha, kui sul on materjalid valmis tehtud, et pane need ainult üles, et see on nagu juba esimene samm, mida võiks teha. Sealt edasi messipäeval, nagu öeldud, korja kontakte, tee ennast atraktiivseks, erinevaks, mina fotograafina või videograafina võistlen ju samamoodi ju kogu selle tähelepanu eest, mis selle nagu inimestelt saada on. Et ma pean mõtlema sellele, kuidas inimesed nagu tahaksid minuga kontakteeruda, kuidas nad tahaksid minu teenust pärast siis ka saada. Ja messipäev saab läbi, mul on need kontaktid olemas, kas ma teen siis otseturundust neile edasi oma mingite vahenditega, aga nagu sa mainisid, messil sa oled oma asjadega väljas. Fotod, videod, klipid, kõik need asjad on sulle ju tegelikult kasutada ja mis võivad ju sinu eriliseks teha. Et jah, me teeme sellist üldist materjali ja kõike seda, aga samas me pakume ka võimalust saada sellist natuke personaalsemat lähenemist. Et kui meil on fotograafid, videograafid, siis sa saad nagu, ütlen, väga soodsa hinnaga endale turundusmaterjali sellest ühest päevast, mida sa tavaliselt peaksid tellima endale ise suurema raha eest ja oluliselt suurema raha eest, et selline väike lisanüanss sinna juurde panna endale kavasse, et sa saaksid ka pärast messi neid materjale kasutada, ma arvan, et see on see, mida kindlasti iga ettevõte võiks kasutada ja ongi nagu selles mõttes, et vaadata tulevikku, mitte ainult elada selles konkreetses ühes päevas või olevikus. Et see, nagu ma olengi tähele ka pannud, et võt ongi, et firma tuleb välja, ta elabki selles ühes päevas, et ei oska seda
tulevikuvisiooni näha, et sa paned tegelikult, mul on üks reklaam pandud Facebooki ülesse ka, et olles nähtav ühel päeval, sa võid muutuda tegelikult 2 kuuks nähtavaks, eks ole, et seda nähtavust saad sa ka tegelikult ise tekitada just sellega ka, et mis tegelikult firmadel jääb ka veel puudu ja mille sa tegelikult väga hästi praegu tegelikult välja tõid, on see, et kutsu oma klienti messile. Sa oled otsustanud tulla, siis kutsugi sinna sellesse keskkonda teda. Ja et kui me näiteks kõik niimoodi messifirmad kõiki oma kliente nagu kutsuvad, näe, ma olen siin väljas, see on võimalus sinuga kohtuda, et see tegelikult jäetakse ka nagu millegi pärast tegemata, et kuigi see on ju tegelikult ikkagi sa ju müüd oma teenust ju läbi iseenda. Ja see ongi ju võimalik, see on ju sellised võimalused, mis sulle tegelikult messikorraldajad tegelikult annavad, kasuta need kõik ära enda turunduseks. Et seal ongi see asi, et mis mulle sageli nagu tundub, eriti väiksemate selliste võib-olla alustavate ettevõtetega ka, on see, et neil võib olemas olla nagu see visioon. Et ma tahan nüüd paari aastaga jõuda sellisesse punkti. Tahan, et mul oleks käive nii palju ja kliente nii palju ja kalender on umbes ja ma pean hakkama inimesi palkama sellepärast, et ise enam ei jõua. Aga kuidas sinna jõuda? Et see visioon on hea, aga selleks, et see visioon ellu äratada ja päriselt toimima panna, sul on vaja nagu plaani. Ja seda plaani sa saadki teha selliste väikeste sammudega, et näed, ma vaatan kas või seda, mida Pulmamessi kodulehel mulle pakutakse, kirjutan kas või välja endale, näed, ma saan siit fotomaterjali, ma saan siit videomaterjali, kui ma nüüd kutsun inimesi juurde ka oma tutvusinkonnast või näiteks neid inimesi, kes on juba minu poole pöördunud mingisuguste päringutega. Et näed, väga tore, et olete minuga ühendust võtnud. Ma olen nüüd seal väljas, tule räägime näost näkku. Kui sa oled selle meili saanud, ma teen sulle soodukat ka, et paneme selle palli nagu liikuma, et see selles suhtes on nagu sageli puudu just nagu selle visiooni kõrvalt need kas või väike plaan, kuidas ma selle saan. Ja selle väikse plaani osa võibki olla see, et ma lähengi messile, samm 1 ja samm 2 on, et ma sean endale eesmärgi saada 10 kontakti selliselt, et ma saan neile pärast kirjutada. Ja siis sealt edasi nende sammudega jõuda selleni, mis su visioon 2 aasta pärast on. Ma arvan, et see on täiesti teostatav asi. Ja ma nüüd, see oli sul väga ilusti välja toodud seisukoht, ma lihtsalt tahan siia juurde veel lisada sellest, et me seda messi natuke teeme sel aastal, iga aasta püüame ikka natukene nagu üllatada siis külalisi ja ennast ka loomulikult, et täna meil on siis nagu peoteenustega seotud, aga et meil on ikkagi, ootame ka firmasid, kes tegelikult pakuvad teenused ja kaupu Eesti peredele. Ja et see ei ole sugugi nüüd, et 2 erinevat teenuse liiki või 2 erinevat gruppi, vaid ega siis peale abiellumist, peale eduka pulmakorralduse hakkab see argielu. Ja siis, et ma kutsun kindlasti ka neid firmasid, kes siis teenindavadki Eesti peresid ja see võib olla mida iganes, korterite remont, võib-olla ehitad maja, mida iganes, mis tegelikult Eesti perel teenusena või toodetena vaja läheb, siis ka need firmad tegelikult täna on oodatud messile ja ikkagi on siis ka need võimalused ka laienevad ju nendele firmadele, eks, et selles mõttes me ootame neid firmasid ka kindlasti, et kes siis tegelevad nagu Eesti peredega ka. Nii et see ei ole ainult siis, ütleme, ühekordne mess, et kui inimene mõtleb kodus, et ma ei hakka sel päeval välja tulema, ma niikuinii abielluda ei taha ja jumal teab veel, millal need pulmadki tulevad ja kõik on nii lootusetu, eks ole, siis et ikkagi ta nagu kogu pere mess, tulge ikkagi välja, nautige, sellepärast, et T1 keskus tegelikult annab tohutuid palju erinevaid võimalusi, saad oma lapsega seal mängida, sul on seal söömise erinevad võimalused, eks ole, naudingumomente, naistele meeldib shoppata ja nii edasi. Et kõige selle melu sees on meil siis see ka pulmamess ja miks siis mitte ka, et tulevad firmad, kes siis pakuvad ka teenuseid Eesti peredele. Et see on meil natuke nagu laiendatud täna
nii et me ikkagi siis teenindame seda Eesti pere ja mitte ainult siis pulma poole pealt, vaid et siis ikkagi ka nende poole pealt, mis siis argielu nagu peaksid nagu paremaks tegema. Ja noh, selle pulmamessiga on veel see teema ka, et kui mehed õudselt kardavad abiellu astuda ja veel eriti veel, kui naine tirib teda pulmamessile, on eriti hirmutav. Aga et siis ikkagi ei tasuks nagu seda selles mõttes nagu karta, et ega siis leiab ikka seda tegevust ja samas, mis ma tahan öelda, on see, et pulmamessi tegelikult teenused kui sellised haakuvad ka väga palju igasuguse erineva peoteenusega. Just. Noh, et või, jah. Ehk siis nagu, kui me võtame pulma kui sellist, see on pidu ju. Jah, see on üks pidu. Ja kui me võtame seda selliselt, et pulm on nagu perepitser, et me pitseerime selle nüüd selliselt, et me võtame ühe nime näiteks, et ega see pereelu enne on ka olemas ja ta on ka pärast olemas. Et lihtsalt see, et me nimetame teda pulmamessiks, annab väikes raamistiku sinna ja me paneme sinna pere juurde, siis pulmad on pere loomise üks selline väga suur osa ja saada sealt edasi mis iganes kontakt juubeliteks, kooli lõpetamisteks ja kõigeks selleks, et see ampluaa on tegelikult väga lai, et kuidas ühte teenust kanda üle võib-olla teise võtmesse ja nii palju, kui mina olen näinud, siis pulmadega seotud ettevõtted ei ole ainult pulmaettevõtted, et nad pakuvad teenust sinna, kuhu vaja on. Jah, see nagu üks suur pidupäev on, ütleme see pulmamess, eks ole. Nii et ma igal juhul soovitan seda inimestel nagu seda pidi ka nagu vaadata, et seda mitte ainult selle hirmunult seda pulma asja ainult mõelda, vaid et mõelda ka natuke laiemalt, et võib-olla on seal mingisugune muu plaan ka näiteks mingile suuremale peole. Et mina, kes ma ikkagi põhiametilt olen nagu pulmakorraldaja, siis ma ütlen, et üks asi on see korraldus, teine asi on see ikkagi, kuidas sa tunnetad seda õhustikku, mis siis tekib ja siis sa oled nagu justkui osaline sellest emotsioonist, mis see noorpaar tegelikult nagu välja annab. Ja see on kuidagi nii tore, pärast istud autos, sõidad koju ja mõtled, et niisugused emotsioonid, mida sa tegelikult argipäeva elus ei saa, eks ole, ja sa oled justkui siis olnud nagu pealtvaataja teiste inimeste taas ühinemise või õnne nägemisel. Et see on tegelikult tohutu suur privileeg ja au ja mu meelest on see väga-väga tore. Aga nüüd, mis me siis firmadele tahaksime veel siis südamele tegelikult panna, et ütleme, et see pulmamess, iga teine mess ka, aga pulmamess ka, ta ei ole nagu stendimess, eks ole, et sa seisad stendi ees ja lihtsalt ootad, kuni keegi sinu juurde tuleb. Sa pead ise ka nagu hästi agar olema ja kasutama neid võimalusi ära, mida me tegelikult korraldajatena täna ju isegi kõigile firmadele nagu anname. Et eks meiegi ju tegelikult tahame, et need messil eksponendid saaksid ka sellise hea emotsiooni, mis tähendab seda, et kui ka külastaja tuleb ja näeb kõike seda, mis ka tegelikult eksponendid on ju välja pannud või et kuidas nad ennast siis eksponeerivad, et kui minu meelest on see tohutu võimas tulemus, kui noorpaar läheb messilt ära ja mõtleb oma mõtetes, et aga vaat see oligi see, mida ma tegelikult tahtsin. See oligi see moment, mille pärast ma tegelikult selle messile tulin. Ja absoluutselt. Et ettevõttena meie seda nii-öelda kojusõitu ei näe, aga me saame teha selliseid otsuseid, mis aitavad nagu inimestel meie kasuks siis lõpuks otsustada. Ja panna see välja messile, kus sa saad näidata nagu seda oma sära, oma nagu huvi tegeleda oma valdkonnaga ja klikkida inimestega selles võib-olla paariminutilise vestlusega, siis siuke kõhutunne tekib ikka, et sa sõidad koju ja ütled, et oli hea mess, et oli tore rääkida ja nii edasi ja võib-olla mitte ainult ka külastajate poole pealt, vaid et ma sain selle kõrvalboksi inimesega väga hea kontakti ja ma kindlasti kirjutan talle ja vaatan, kuidas me saame koos midagi teha. Vot see on väga õige tähelepanek, et tegelikult siin on veel üks moment ongi just täpselt see,
et sa tegelikult kohtad siis oma kolleege, kes seal samal maastikul tegelikult ju ka töötavad. Ja siis sa vaatad, et see on ju nii tore inimene, on ju, et aga et kui näiteks noorpaar tulebki minu juurde, eks ole, ja küsib seal näiteks, et näe, mina pakun siin praegu fototeenust, eks ole, aga mul kõrval oli jube tore catering, eks. Meil eelmine aasta oli ju ka seal hästi vahva catering, kellel oli siis ka niisugune nagu suur, ma ei tea, 1,60 m kõrge selline lootoslill, kus tuli siis see tort nagu välja, eks ole. Et kui sa juba selliseid asju nagu näed, ja siis sul on juba, sa tahad oma noorpari nii või naa aidata, eks ole, ja saadki oma koostööd teha, nii et tihtipeale algab sealt messilt ka koostööpartnerlus. Just. Et sa näed tegelikult, mis täna üldse toimub. Absoluutselt, et see võrgustik peab nagu tekkima. Ja see võrgustik saab tekkida nagu mitmed liini pidi, et üks ongi need inimesed, kellega sa võib-olla varem oled koostööd teinud ja kellele oma teenust pakkunud, nemad soovitavad sind edasi. Aga samas näiteks ka, kui ma võtan ise selliselt, et mulle tuleb sisse mingi tellimus, tahetakse näiteks mingit reklaamvideot või siis on mingi suurem pulm, siis ma tean seda, et näe, selle inimesega võiks rääkida, äkki tal on kuupäev vaba, me saame minna koos teha seda. Et mina ja ma usun, et paljud teenusepakkujad ei ole nagu selles osas nagu üksi, et kõik küsivad soovitusi, ja kui sul on hea kontakt olnud kellegiga koos midagi hästi ära tehtud, mõni selline väga detailne probleem ära lahendatud või midagi sellist, et alati tasub nagu selliste avatud silmade ja lahtiste kõrvadega nagu oma klienti kuulata ja öelda, et näed, sul on selline probleem või selline soov. Ma võib-olla tean seda inimest, kes selle ära võiks lahendada. Ja niimoodi ka oma nii-öelda teenusepakkujate poole pealt kontakte hoida, võrgustikku luua, seda ära kasutada. Ma usun, et kui need kõik asjad ühte potti kokku panna, siis see messi elamus ettevõtte jaoks on ka kindlasti väga väärtuslik ja kasumlik lõpuks ka, ütleme, võib-olla rahaliselt. Jah, et kui rahasse ka mõõta, aga mis ma tahan öelda veel seda, et tegelikult on jah, et sa seal messil näed neid firmasid, saad sealt uusi kontakte, see on tegelikult tohutu suure väärtusega juba selle poole pealt ka, et näiteks kes pidevalt ju see maastik ka liigub, et osad, kes väsivad sellest teenuse tegemisest, osad ka põlevad läbi, midagi teha ei ole, aga osad ka tulevad alles, eks ole, et elu on ju kogu aeg nagu muutumises. Praegu seal T1 keskuses on meil ikkagi väga toredad võimalused ja T1 keskus on meil ka väga hea koostööpartner, kes annab meile ka päris palju lahtiseid käsi, et me võime teha siis, mida me seal iganes soovime, et peaasi, et see oleks kõik niimoodi võimas ja et me suudaksime teenindada siis uusi noorpaare ja anda firmadele need väljundid ja võimalused. Et just see on jah nagu tähtis, et kui sul on ikkagi vaja koostöövõrgustikku näiteks uuendada või täiendada, siis see on see koht, kus sa saad seda tegelikult teha ja need on tegelikult tohutu suured asjad. Muidu sa näed küll kuskil gruppides, et keegi on tulnud turule, aga sa ei ole teda tegelikult näinud, sul ei ole seda isiklikku kompamist antud hetkel seal läbi interneti, sa seda ei näe, sa ei näe seda inimest ka. Et selles mõttes sel messile ma igal juhul soovitan tulla tõesti ka uutel firmadel, kas või väikselt ja vaikselt välja, aga et sa oled pildil ja pildil sa pead olema ja järelturundus kindlasti ma seda kogu aeg tahan rääkida, et inimesed võtaksid seda järelturundust ikka väga tõsiselt ja et see on tegelikult täiesti niisugune omaette teema, et kui sa paned selle messi ukse kinni ja koju lähed, oled puruväsinud sellest päevast, siis sul on ikkagi materjal, millega sa saad veel aasta otsa edasi tegutseda. See on nagu see võtmeasi, miks ma seda podcasti tahtsin ka sinuga teha, et see teadmine nagu viia tegelikult firmadeni, et see on nagu väga asjalik ja kuna sina veel seda seal ka siis pakud meil 21. märts on ju, et firmad saavad need võimalused ka videod ja fotod endale siis ka hankida läbi sinu teenuse, see on ju, minu meelest on see suurepärane võimalus. Ja absoluutselt, et nagu ma enne ütlesin, et messi, kui me räägime nagu hindadest, siis ma ütlen seda, et ma messi poole pealt saada need materjalid kätte tuleb suke 3-4 korda odavam kui teenusena tellida päriselt nagu endale eraldi see foto või videograaf tegema seda asja.
et nagunii sa paned oma selle näituse nii-öelda välja, on ju. Arvesta sinna juurde see ajakulu ja kõik need asjad, mis sul kulub endal juba täpselt. selleks, et need asjad üles panna, kui sa teed nagu eraldi shoot'i selle jaoks näiteks. Ja kuhu kohta sa nad paned, kui sul näiteks endal ka ei ole. Just, on ju. Ja. Et kindlasti tasub nagu sellele mõelda, et see ei ole nagu see, et see on nüüd nagu hull kulu, on ju, vaid see on lihtsalt siuke kõrvalprodukt, mis võimaldab sulle teenida tegelikult aasta, võib-olla isegi 2, on ju, ja sealt edasi. Ja samamoodi ka üritustel endal, on ju. Et võta fotograafil nööbist kinni, vaheta kontakte, on ju, kui sa uue inimesega kokku saad, kuule, saada mulle ka paar pilti, leppige omavahel mingi mõlemale poolele siis kasumlik asi kokku, on ju, et minu kogemus siiamaani on olnud väga siuke positiivne, et kõik erinevad kontaktide vahetamised on lõppkokkuvõttes kunagi nagu ikkagi kasuks tulnud. Nüüd hea kuulaja ja vaataja, andku andeks, ma loen mõned tähtsad punktid paberi pealt, sellepärast, et mõnikord on nii, et peas ei ole need asjad nii selged kui paberi peal. Aga miks ma tahan ikkagi firmade poole pöörduda, ongi see, et järelmõju ehk siis järelturundus, et miks see mess ei lõppe messipäevaga. Tähelepanu ei tööta kuupäevade järgi. Ehk, et siis, kui sa oled ikkagi messipäeval kohal, siis see päev ei ole siis see, et see on ainukene päev, mil sa oledki seal olemas, vaid et see tähelepanu on palju pikem, kui sa oskad kasutada järelturundust ja neid materjale. Nüüd inimene, kes siis tuleb sind külastama sinna messile, ta kogub materjali, ta kogub muljeid, ta ei pruugi seal veel otsustada, sest tihtipeale ma olen näinud noorpaare, kes koguvad andmeid, vaatavad, mõtlevad ja siis lähevad koju ja peavad seal plaani vabas õhkkonnas ja otsustavad hiljem. See, et sa tunned, et aga mul ei tulnudki siit täna ühtegi lepingut või et mitte ühtegi kontakti, siis need võivad tulla hiljem. Sest need ei pruugi seal koha peal tulla. Paarid tahavad alati läbi rääkida omavahel ja seal messi suminas ei pruugi see niimoodi alati, seda ei saa niimoodi läbi viia, kui sa rahulikult niimoodi koduses õhkkonnas. Ja kindlasti, mis ma tahan öelda seda, et tõeline väärtus sünnib ikka siis, kui sina, armas firma, ka hiljem sotsiaalmeedias, võib-olla sul on oma podcast, sul on kodulehed, et kui sa ka kõike seda materjali, mida siis messil ka hankisid, piltidena, videotena, et sa tõepoolest ka selle materjaliga siis reklaamid ja töötad peale messi. Sellepärast, et see on sul väga väärtuslik materjal, millega sa saad töötada päris pikalt, kuni aasta, kuni järgmise messini. Nii et need on need seisukohad, mida ma tahtsin nagu välja kindlasti tuua, mida me oleme näinud Martiniga, mis on natukene jäävad, võib-olla on teadmised vajaka, aga see ongi praegu meie heatahtlik podcast, et sulle seda südamele panna, et need on need asjad, kui sa välja tuled, et siis need on need teemad, mida sa peaksid teadma, et kuidas tuua oma teenust noorpaarile või ükskõik siis missugusele peo soovile, mida sa tahad pidu pidada, et sa siis ikkagi saad nagu siis põhimõtteliselt sellest nagu sedapidi nagu aru. Nii, materjalides me juba rääkisime, mida sa seal messil meile teed, eks ju? Hüppaks siia vahele kahe sellise näitega, et eelmise aasta messil, kuna mul oli vaja siis kokku panna see kokkuvõtlik video, siis ma käisin mööda messi ringi ja filmisin ja tegin materjali kogumist. Ja ühel hetkel sattumasin siis ühe paari otsa, kes suhtles seal mingi teise teenusepakkujaga ja kui nad märkasid mind oma kaameraga nende poole nagu filmimas, siis see esimene reaktsioon oli kohe selline, et ei, pane kaamera ära meid filmi, et meil lähedased ei tea veel, et me hakkame abielluma ja kõike seda ja et me ei taha üldse väga nagu sellist avalikku tähelepanu ja kõike seda ja lõppkokkuvõttes, muidugi viisakalt siis tulin nende soovile vastu. Rääkisime natuke veel juttu seal ja
lõppkokkuvõttes oligi siis see paar, kes alguses põhimõtteliselt messil olles rääkis mulle seda, et me oleme jah mõelnud, et me võib-olla mõne pildi laseme teha ja no nii edasi, et mitte midagi väga suurelt ja nagu siuksed pigem nagu tagasihoidlikumad, võtsidki lõpuks minuga ühendust ja ma käisingi lõpuks nende pulma pildistamas ja meil läks nagu väga hästi selle kogu päevaga ja nad olid rahul ja see otsus ei tulnudki seal koha peal. Esiteks inimesed üritavad ikkagi üldiselt minu kogemuse järgi olla võimalikult viisakad võõrastega suheldes, on ju, et nad ei ütlegi sulle koha peal, et kas nad tahavad või ei taha, on ju. Nad ütlevad, nad peavad mõtlema ja siis nad mõtlevadki, et usalda neid, et nad mõtlevad ja kui nad tahavad, siis nad lõpuks ka võtavad sinuga ühendust. Mis ei tähenda muidugi, et see ennast ei võiks ka vahepealse ajal nagu nähtavaks teha. Ja peaksidki tegema. Ja teine näide, mis mul on nii-öelda ettevõtete poole ja võib-olla sotsiaalmeedia turunduse poole, on siis see, et ma olen ühe spordiklubiga seotud ja ma hakkasin neile teenust pakkuma kogu selle visuaalse poole pealt, et videod, otseülekanded, fotod võistlustest ja kõigest sellest. Ja võtsin enda peale ka siis nende sotsiaalmeedia nagu haldamise ja me suutsime varasemaga võrreldes 1 aastaga, natuke alla aasta, 10 kuuga enam-vähem midagi sellist, näiteks Instagramis tõsta nende nähtavust 1600%. Ehk siis selle 10 kuuga, kui me tegime tööd, mis oli nagu visiooniga ja panime paika mingid sammud, mida me tahame nagu lõpptulemusena näha. Mida me peame tegema selleks, et see lõpptulemus tuleks, siis me suutsime 1 aastaga kasvatada Instagramis näiteks 1600% klikke. Et selles suhtes need võimalused on olemas, aga selleks tulebki teha nagu seda mõtestatud ja sisukat nagu tööd. Ja samamoodi, jah, messilt ma ei saa lubada, et igaüks saab 1600% Instagramis juurde, on ju. Aga messi materjalide kasutamine on kindlasti üks samm nagu selle poole, et see kasv üldse saaks tekkida. Ja võib-olla sellest ette mõeldud või loodetud mahust natukenegi rohkem. Ja see iga klikki asi on tegelikult potentsiaalne klient. Jah, ja see on tegelikult messi korraldajate poolt on ikkagi, mina näen seda, et ma ei nimetaks võib-olla seda nii väga vastutulekuks eksponentidele, vaid näen seda ikkagi kui ühte kindlat osa, et me neid järelturundusmaterjale osaliselt ju anname ise ka välja, siis ütleme selle messi sees, aga et firma ka näeks seda lisandväärtust kindlasti, et lisaks neid ka tellida, sest kui sa oled oma väljapaneku nii korraliku juba teinud, siis need turundusmaterjalid on ju seal selles mõttes, mis siis on juba videos või fotos, on need ikkagi ütlen, et rahaliselt on nad tõesti palju odavamad, kui et sa hakkad seda kõike nagu ühel päeval eraldi kuhugi üles ehitama. Seal messi sumina sees need materjalid näevad ka natuke teistmoodi välja, eks ole, nad on nagu elavamad, sellepärast, et seal kogu aeg ju midagi toimub ümberringi, eks ole, meil on ka tegelikult messi lava ju üles ehitatud jälle, eks ole, et Sound Group Tartust jälle teeb seda nagu väga huvitavalt ja väga suurelt ja väga võimsalt ja nüüd täna me saime ju tegelikult kokku ka Klinkbergiga, kes teeb väga huvitavad väljapanekud just noorbaarile suunatud. Ükskõik, ega see ei pea ainult pulm olema, see võib ükskõik mis pidu olla, aga just see, et nad panevad nagu eraldi peoalad kõik välja. Et sul oleks ikkagi võimalik valida, et näed, need lauad, need toolid, need värvid ja isegi värvide kaupa on need visioonid täna niimoodi pandud, et mulle meeldib see stiil ja see läheb kokku vaata sellega ja näe, meil oli see mõte ja siis sa näed juba võib-olla visuaalselt midagi ligilähedast ja sa saad nagu sealt edasi minna juba teenusepakkujaga täpsemaks ja
oma konkreetsete mõtetega Jah. nagu edasi. Ja tihtipeale ongi niimoodi, et seda materjali jube palju on igal pool Pinterestis ja igal pool ja sul tekib nagu mingi virvarr oma peas ja sa mõtled küll, et ma tahan seda helesinist pulma, mul on see ju mere ääres, aga ma ikka tegelikult väga täpselt ei tea, mis need segmendid või need osised peaksid nagu olema. Siis vaat Klinkberg tuleb ja paneb need, siis meil need 21. märts need sinna paika ja sa näed kohe ära, et kas see stiil sulle sobib või sa tahad seal midagi sees muuta, sul on kohe pildina see asi kõik olemas. Et noh, need on need asjad, mida me tegelikult täna püüame selles mõttes nagu teha, et oleks kõigil huvitav, on firmadel tore välja tulla, eks ole, ja neid materjale jälle saada mingeid järelturunduseks, pluss siis muidugi noorbaaridele, keda me ootame või üldse pidulisi, kes hakkavad oma peresündmuseid erinevaid korraldama. Kokkuvõtvalt öelda on see, et tegelikult mess on nüüd üks osa sellest, kuidas firma saab olla nagu pildis. Aga Eesti pulmamess on tegelikult ka pulmamaastiku firmadele turunduspartner ja meil on nüüd alates eelmisest messist ka koduleht loodud pulmad.info, kus sa tegelikult saad seal aastase paketiga üleval olla, seal on ka blogikohad, sooduspakkumise kohad, nii et see on selline uus veebikataloog, kus sa saaksid olla. Samamoodi nagu me siin täna Martiniga räägime, on Südamemaja podcast avatud sulle, tule, räägi oma teenusest, mida sa inimesele saad pakkuda ja tegelikult oma näo ja oma nii-öelda kehakeelega saad sa kõige paremini oma kliendile rääkida, mis teenus sa pakud. Ja mul on ka väljaandmisel pulmaraamat vol 2, ühe pulmaraamatu ma olen andnud juba välja ja saad tulla ka sinna oma teenusest sinna raamatusse rääkima, pildimaterjalid juurde. Ja raamat on nüüd selline asi, et see on nagu lauluga, et pannakse sind laulu sisse ja laulust välja ei saa, raamatuga täpselt sama teema. Et iga firma, iga teenust saab siis 1-2 firmat rääkida siis või seal kirjutada oma teenusest seal raamatus, et sinna väga palju firmasid siis ei saa, et kui sa oled catering, siis ongi, et 1-2 cateringi saab seal raamatus siis oma teenusest nagu pikemalt rääkida. Nii et võta seda Eesti pulmamessiga sellisena, et on sinu turunduspartner ja Martiniga saad rääkida ka kõik muud reklaamimaterjalid, juba messi saad rääkida ja minuga saab juba siis kõikidel muudel teemadel rääkida. Nüüd me oleme sellest messist nii pikalt rääkinud, aga ma tegelikult tahan sinuga rääkida ikka sellest ka, mis sul tohutult hästi välja tuleb ja mis minu hingega väga rõõmsaks teeb alati, kui noorpaar küsib, et ma tahaks nagu hästi head inimest, kes oskab ja teeb tähelepanu ka neid videosid ja fotosid ja et tahaks kuidagi, et oleks natuke teistmoodi ja meil nüüd ongi tegelikult sinuga siin maikuus ka üks põnev pulmees. Järjekordselt tulivees. Ja järjekordselt tulivees ja et kuidas me seda siis seal kõik teeme, et noorpaar on ka natuke selline keskmisest natuke selline vallatum, nad tahavad teha niisuguseid päris huvitavaid võtteid. Ja ma usun, et sina saad nendega kõigest väga hästi hakkama. Aga mis sa arvad, miks tegelikult, miks üldse noorpaar peaks võtma endale, et jah, see on kuidagi nagu tava, et et võtame pildid, mõned pildid võiks ju olla ja ma ei tea, video võiks ju ka olla. Aga miks üldse noorpaar peaks nagu endale tellima näiteks sellised asjad? No senikaua, kui on pilte tehtud, ja senikaua, kui on videosid tehtud, on nagu siuke mälestuste rada läbi ajaloo, läbi ühiskonna. Ja et igaüks saaks tunda ennast nagu erilisena. Ma arvan, et see jäädvustamine selle juures on üks selline osa, mis aitab võib-olla kohati ka mõnest raskemast olukorrast välja tulla. Sa mõtled argielus siis? Näiteks. See on hea mõte. Et näed, mis iganes katsumus mul ees on, kui me räägime nüüd konkreetselt pulmadest, ma tean, et ma lähen selle inimesega, võib-olla ma võtan selle albumi, vaatan seda helget päeva, seda jahi ütlemist sellest videost. Ja saan üle. Ma saan endale mingit sellist kindlust ja energiat nagu juurde sellega. Et ma usun, et üks asi on kindlasti see, et see on oma nende helgete hetkede jäädvustamine peaks olema nii-öelda meie igaühe nagu südameasi. Et see on see,
kus ma saan selle jõu võtta siis, kui mul seda vaja on. Et Naiskodukaitse ja Päästeamet ütlevad, et kriisivarud peavad olemas olema. Et ka selline emotsionaalne kriisivaru võiks nagu endal nagu olemas olla. Mina olen tavaliselt veel noorbaarile niimoodi ka öelnud, et vaata, fotoga on niimoodi, foto on staatiline. Seal on kõik aru saada. Aga vaata, videoga on see lugu, et kõik need liigutused, kõik see miimika, siis kuidas sa tegelikult, sa vaatad seal 20 aastat hiljem, kuidas ma siis välja nägin, kuidas ma siis liigutasin, võib-olla kuidas mu välimus siis tol hetkel oli, eks ole. Kuidas mu külalised minust rääkisid. et selles suhtes video ei pea ju olema see, et on muusika ja pilt seal taustaks jooksmas on ju. Et kui nii-öelda see plaanina paika panna ja mõni sugulane, lähedane mõne kena kõne maha peab, et näha just seda nagu reaktsiooni nendele sõnadele selles hetkes, sa ei suuda seda iial mäletada. Aga kui sul on videos olemas, sa saad seda alati meelde tuletada endale. Ja foto fikseerib ainult sekundiga selle hetke, aga seda emotsiooni ta ei saa jätta sulle, eks ole. Selle toob siis video tegelikult. No eks seda emotsiooni ole mõlemas, aga laias laastus on see ikkagi selline, et hea on mõlemad, sellepärast, et nad täidavad enda väljundis natukene erinevat eesmärki. Aga nüüd räägime natukene sellest droonist ka, et kui me näiteks Tulivees ka tegime, siis muidugi Tulivee on ideaalne asukoht, eks ole, mere ääres ja suur torn, vaatetorn ja siis ma mäletan, sa veel noorbaar läks siis sinna ülesse vaatetorni ja sa panid drooni seal ümber siis selle noorbaari keerlemas ja kõik oli nii kihvt. Et miks näiteks seda drooni üldse peaks nagu kasutama, et ütleme, kõik need teenused pulmas on tegelikult üle keskmise väga kallid ja sa võid muidugi öelda ka seda, et jah, et aga see on sul ju ikkagi üks kord elus ja nii edasi. Aga et mis need võtmekohad tegelikult on, et miks võiks või peaks näiteks ka need droonivõtted olema? Droon kui selline, ta ei ole kindlasti kohustuslik, on ju. Et nüüd trendid ütlevad, igal pool peab droon sees olema. Ma pigem ise seda nagu selliselt ei näe, aga ta on selline lihtne abivahend tõsta natukene nagu sellist taset. Et kui meil on vaja kõrgelt mingeid võtteid kätte saada ja me peaksime muidu võib-olla panema mingid suured kraanakaamerad ja kõik asjad, on ju, siis meil on drooniga võimalik seda väga hästi imiteerida ja see lõpp-produkt, kas siis pulmavideona näiteks on ju, ta tõstab natukene seda nagu taset, et sa võidki tunda ennast nagu selles suhtes staarina, et näed, ma nägin filmis oli selline lõpukaader on ju, mina siis videograafina panen ka loojangu kaadri, kus droon ühest äärest teise sõidab. Et see nagu annab sellist luksuslikkust ja nagu sellist väärtust sellele juurde. Teeb mitmetasandiliseks või mitmemõõtmeliseks, see on just nagu, eks ole, et on õhust võetud, eks ole, maapinnalt võetud. On ju. Et ta annab nagu sellist vaheldust sinna juurde kõvasti. Et tegelikult nüüd tulebki välja niimoodi, et sa oled nagu selles mõttes selline väga väärtuslik inimene, kes tegelikult oskab nagu kõike teha, et sa teed suuri messireklaami, mis lähevad suurtele reklaamipindadele, eks ole, et need ei ole väiksed lehereklaamid, et sul on need oskused, sa jagad tegelikult neid trende, oled hoidnud ennast sellega kursis, mis tegelikult täna maailmas toimub või mida klient nagu ootab või millest klient nagu siis kõige paremini nagu aru saab, mis on nagu söödavamad. Samas oskad sa ideaalselt teha fotosid, eks ole, ja need videod tulevad sul kenasti välja ja droon on sul kõik kenasti olemas. Et selles mõttes, mida sa oskad öelda noorbaarile nüüd, kui noorbaar seda plaanib enda, pulm, jah, me oleme siin nüüd pulmast rääkinud, aga see võib olla ükskõik mis pidu, et mis siis peaks nagu tegelikult sinuga kohtudes kliendil tagataskus olema, et mis need siis soovid on või et sa tegelikult oled ju
võimeline ka seda kõike 3-1 pakkuma, kuigi tihtipeale siis inimesed ütlevad, nii ei saa võimalik olla, et kui mul on terve õhtu on videokaamera, eks ole, nii-öelda õla peal ja siis foto ka veel, et kuidas see võimalik on, aga tegelikult on võimalik, aga kuidas see on võimalik? Vaat palun räägi nüüd. See telgitagustes tähendab sellele inimesele, kes seda asja siis teenusena pakub ühte korralikku tööpäeva ja mõnda korralikku järeltöötluse päeva veel sinna otsa. Lahendusi on erinevaid. Kui on vaja nii-öelda leida see 2 või 3 inimene, siis jah, peab tõdema, et mingites kohtades on vaja teha mingid mööndused. Et nagu aru saada sellest, et jah, üks inimene ei saa kahte asja võib-olla korraga teha. Kuigi tänapäevaste lahendustega juba väiksed kaamerad, asjad annavad vaheklippe ja asju juurde, mis saab olla sul ka selle fotokaamera külge kinnitatud, teeb asja juba natuke lihtsamaks. Aga kui me võtame, ütleme, klassikalises mõttes näiteks selline tavaline fotokaamera või videokaamera, kui su teenuse pakkujal on need vahendid olemas, siis näiteks saab lahendada asja video puhul tseremoonias statsionaarsete kaameratega, panna ühe nurga alt ja teise nurga alt ja pärast lõigata need õiged kohad kokku kuskile ja käest teha pilti, vahele klippe, need asjad käivad põhimõtteliselt nupuvajutusega, et selles suhtes ma ei laidaks maha seda nii-öelda multitaskingut või multi inimest. Ja nagu mu enda näitel ja selle tulevase tulivee pulma osas, kui ma näen, et need nõudmised või asjad kliendi poole pealt on piisavalt suured, siis ma lihtsalt kaasan teise inimese. Et see kindlasti aitab mõningal määral kulusid kokku hoida, saada mõlemad väljundid kätte. Jah, võib-olla sa pead loobuma sellest, et tordi lõikamisest ei ole sul videoklippi otseselt, aga sa saad nagu põhiosa sellest kätte ja midagi nagu kaduma otseselt ei lähe, sellepärast et mina kui teenuse pakkuja ikkagi nagu olen selle kogemuse kätte saanud erinevate julgete inimestega siis ja tulemused on olnud ikkagi sellised, kus raha tagasi ei ole küsima tuldud. No tegelikult on niimoodi, et mina pulmakorraldajana näen seda, et kui ma alustasin oma pulmakorraldustööd, siis tõepoolest niisugust multitaskingut nagu ei tehtud, siis olidki kõik erinevad teenuse tegijad ja need võivad ka tänasel päeval olla. Ja noorpaar leiab siis sind kuidas, palun, Marten? Kõige lihtsam on minuga ühendust võtta läbi kodulehe ehk siis visuaalteenused.ee ja seal siis on kontaktivorm ja sealt kaudu saab siis oma sellise põhjalikuma idee nagu lahti kirjutada. Sotsiaalmeedias visuaalteenused nii Facebookis kui Instagramis ja ega see ongi laias laastus kõik pulmamessil. Tulge võtke nööbist kinni. Täpselt, ma tahtsingi öelda, et Martiniga saab kokku ju pulmamessil. Just. Et seal sa liigud ringi ja siis siin on meil täna taustasüsteem ka, kus taustaekraanil ka Martini kujundatud siis pulmamessi reklaam, mis läheb ka suurtele ekraanidele. Nii et selles mõttes käekirja näidis ka nagu olemas. Just. Aga siis praegusel hetkel tundub, et me oleme nüüd palju ja pikalt rääkinud ja vist tegelikult kõik oleme nagu ära ka puudutanud või on sul veel mingisugune mõte, mida sa tahaks veel jagada või on kõik öeldud? Ma usun, et kui me siin hakkame neid asju veel uuesti üle käima, siis me võime veel tunde rääkida, aga me hakkame vaikselt kordama juba seda teemat. Ja. Saame kenasti joone alla tõmmata ja lähme edasi. Korraldame edasi minna. Korraldame oma messi edasi. Aga aitäh sulle, Marten, nende ausate ja väga sisuliste mõtete eest ja ma usun, et väga paljud noorbaarid, aga ka firmad said siit palju mõtteid. Ja kui sa nüüd kuulajana mõtled, et kas tasub siis ikkagi pulmamessile tulla, kui sa oled noorpaar või mingi muu peo organiseerija, siis kindlasti tasub tulla, sest seal on palju vaadata, seal on palju kuulata, seal saate suhelda ja firmadele kindlasti ütlen ma seda ka, et see mess on platvorm,
väga kindel platvorm, mis tegelikult on loodud nähtavuseks, usalduseks ja koostööks, et sinu pidu saaks parim. Sellega tänaseks siis kõik. Kohtume järgmises Südamemaja podcastis. Suured tänud, et kuulasid ja vaatasid.